Käitlemisruumi sisenedes tuleb enne töö alustamist käed voolava vee all põhjalikult pesta ja desinfitseerida. Vaja läheb sooja vett ja hügieenivahendeid, vedelseepi, paberrätikut, desinfektanti ja jalaga avatavat prügikasti, kuhu visatakse kasutatud paberrätikud. Kellad, sõrmused, käevõrud, käeketid ja muu selline peavad olema eemaldatud juba enne käitlemisruumi sisenemist. Seistakse kraanikausist eemal, nii et riided ei puutuks kokku kraanikausiga. Käed ja randmed niisutatakse sooja voolava veega. 3–5 milliliitrit pesuainet kantakse kätele ja randmetele. Käed ja randmed pestakse, hõõrudes pesuainega kaetud pindu intensiivselt vähemalt 30 sekundi jooksul. Erilist tähelepanu pööratakse küünealustele, sõrmeotstele, pöialdele ja sõrmevahedele. Käed ja randmed loputatakse hoolikalt rohke voolava veega. Käed ja randmed kuivatatakse ühekordselt kasutatava paberrätikuga. Käed tuleb pärast pesu kindlasti korralikult kuivatada, sest see on desinfitseerimise eeldus. Kontaktivaba segisti puudumisel keera veekraan kinni sama rätikuga, mitte paljakäsi. Kasutatud paberrätik visatakse selleks ette nähtud jäätmeanumasse. Desolahust kantakse kuivadele kätele. Käsi hõõrutakse, kuni need on kuivad, vähemalt 30 sekundit. Käte desinfitseerimisel pööratakse erilist tähelepanu sõrmeotstele, pöialdele ja sõrmevahedele. Desinfitseerimisvahendi kangile ei tohi vajutada palja käega, vaid küünarnukiga. Tänapäeval kasutatakse käte desinfitseerimiseks alkoholi baasil desinfektante, mis sisaldavad ka nahka kaitsvaid koostisaineid, näiteks glütseriini. Kinnaste kasutamine ei vabasta kätepesust. Käed pestakse, kuivatatakse ja vajaduse korral desinfitseeritakse enne kinnastamist. Enne kinnastamist kontrollitakse, kas käed on kuivad.